Tere, kell on 6 saanud ja rõõm on teid siin tervitada, et kes on jõudnud otse tulla meid kuulama ja ka neid, kes järgi kuulavad. Mina olen Mari, olen mikroinvestor. Tervitan teid Hiiumaalt ja igaks juhuks täpsustan, elan Hiiumaal. Mikroinvestorina jagan rahatarkust ja oma kogemust, aga täna räägime laiemalt ettevõtlusest ja kindlasti oma ettevõtlusteekonnast ja mul on rõõm tervitada Triinu, et ma ei ole siin täna üksi, et tere Triin, et kes sina oled ja mis sa teed? Tere! Mina tervitan kõiki Tartust ja igapäevaselt suure osa minu päevad sisustab siis erinevate turundustekstide kirjutamine. Et see on see, millega ma põhiosas ettevõtluses tegelen. Ja rõõm näha siin inimesi, kes on kogunenud, et hea meel oleks teada, kust teie meid kuulate ja võib-olla lühidalt ka kirjutage enda ettevõtluskogemusest või siis enda huvist selle tänase veebiseminari vastu, mis teid siia täna tõi. Ja, et võib jagada ka oma ettevõtlusunistusi, aga meie alustame, ma arvan, et räägime oma ettevõtlusteekonnast, et kuidas me üldse jõudsime ettevõtluseni. Triin, tahad sa alustada, et kuidas sinust sai ettevõtja? Võin otsa lahti teha. Minust sai ettevõtja, ma seda täpset hetke nüüd ei oska nagu tagasi vaadates öelda, mis hetkel ma otsustasin, et minust saab ettevõtja, aga ma tean, et juba aastaid tagasi mul oli selline kihk, et tahaks ikkagi ise proovida ära, mis see siis tähendab, kui ma ise teen tööd ja ise maksan endale palka. Ja etteruttavalt võib öelda, et ma tegelikult ettevõtlusega alustasin hoopis teises valdkonnas kui see, mis ma praegu teen. Et minu üks hobisid on looduskosmeetika valmistamine ja siis mul oli unistus, et ma tahaks teha enda looduskosmeetika ettevõtet. Ja mul oligi kõik bränding ja kõik asjad olid olemas ja pidin minema ka ühele jõululaadale juba oma toodetega. Ja siis ma kukkusin õnnetult käe peale niimoodi, et ma päris mitu aastat tegelikult parandasin seda vigastust ja läbi selle kogemuse siis tegelikult jõudsin hoopis sellise turundusvaldkonnani. Aga tekstimeistril on ju ka kätt vaja. Seda küll, aga tal ei ole nii palju seda füüsilist kätt vaja, et see on nagu natukene teistmoodi. Nagu teenuseäri selles mõttes on lihtsam alustada kindlasti kui sellist tootmisettevõtet on ju. Ja kuna minu soov oli ikkagi ise need tooted toota, siis need looduskosmeetika tooted, et siis ma selle osa jätsin kõrvale ja hakkasin hoopis turundustekstide kirjutamisega süvitsi tegelema. Aga tuleb tunnistada, et tegelikult tänagi päeval käisin tegemas ühte õpituba, looduskosmeetika õpituba, nii et selles mõttes kaudselt see esimene ettevõtluspõhjus on siiski tänaseni minuga kaasas. Vana arme ka. Nii on. Ja mulle kohe tekkis see seos, et minul samamoodi, et ei hakka nüüd kohe rahatarkust jagama, et tegelikult ettevõtte ma tegin, sai 6 aastat minu meelest nüüd augustis ja rahatarkust ma jagan nüüd tegelikult alles vähem kui aasta, aga investeerinud olen üle 5 aasta, aga ettevõtja olen kauem olnud ja mina tegin ettevõtte üldse palgatöö kõrvale, et juriidilist nõustamist teha, sest et tekkisid mingid tuttavad, kellel olid probleemid, et keda ma siis aitasin. Ja tegelikult tegin isegi alguses koostööd ühe advokaadibürooga, aga siis ma
õige pea tegelikult taipasin, et see ei ole päris see, mida ma soovin teha, et kuigi ma olen jurist ja mulle meeldib õigus, siis ma ei tahtnud olla nagu selline õigusbüroo või et eriti veel üksi näiteks teha, et siis sa ei saa spetsialiseeruda, sa pead kõikide maailma probleemidega tegelema, et õigus on liiga lai valdkond. Aga et ma sellepärast tegelikult tegin ettevõtte ja see oli huvitav, et mul oli tegelikult enne ettevõtte tegemist esimese toote mõte, et Hiiumaa täidetav kaart. Aga see võttis nii kaua aega, et esimest toodet oli minu jaoks üsna raske teha, sest sa ei tea nagu kust otsast alustada, kuidas seda teha, palgatöö kõrvalt on ja siis on nagu 100 muud asja, pluss muu elu ka on ju. Et see võttis väga kaua aega, aga siis, kui mul oli juba ettevõtte olemas, et siis oli nagu loomulik käik, et selline ettevõtluse alla läks ja tekkis varsti reisivõluri bränd. Ja tegelikult minul oli siis juba mõte, et ma võiksin osutada reisimisega seotud nagu infoteenust. Et kuna ma ise olin alati oma reisid organiseerinud ja infot otsinud ja lisaks sõpradele teinud ja alati nagu reisiseltskonnale ja siis ma sain nagu aru, et tegelikult võiks olla sellele nagu turgu, et inimestel on vaja seda, et infot otsida ja mul olid ka mingid kliendid ja toimetasin, aga see oli selles mõttes hästi keeruline, et tagantjärgi tarkusena ma ei suutnud ise otsustada, et mis teenus ma siis kellele osutan, et ühest küljest nagu tahaks hästi soodsaid pileteid otsida, aga siis see inimene ei taha sulle väga ka maksta, et tegelikult mul ikkagi aeg kulub, siis peaks nagu tohutu mass seal taga olema. Ja teisest küljest, kui ma tahaksin teenust pakkuda inimesele, kes hindab oma aega, ehk et ta võiks siis nagu olla rohkem maksmas, et siis see nagu on jällegi väga palju kallim teenus. Ja lõpuks ma jäingi nagu seal, ei suutnud vist ära otsustada ja juba mõtlesin, et tegelikult toodetega on lihtsam, sest mul oli üks väga negatiivne kogemus ka kliendi, kes mõtlesin, mina ei taha inimestega enam suhelda, kes arvaski, et umbes, et mis sa panid korra Google'isse ja leidsid need piletid, et kuigi mina olin tegelikult nagu väga palju vaeva näinud ja sättinud ja sa pead kogu aeg suhtlema inimesega, et mis talle sobib, mis talle ei sobi, kus ta võib ümber istuda, kui kaua tal on vaja selleks aega, mis mõistlik võiks olla. Et loomulikult lõpuks, kui ma talle andmed panin, et siis sa lööd selle sisse, loomulikult sa leiad selle lennukipileti üles, et ega see pole mingi salapilet kuskil mul endal trükitud. Aga et see oli nagu nii ebameeldiv ja mõtlesin, et mul on nii palju vaja seda teavitustööd teha, mis see teenus üldse on ja kuidas see võiks toimida. Et siis ma juba mõtlesin, et toodetega on tegelikult lihtsam. Selleks ajaks oli esimene kaart valmis, tegin veel 2 kaarti Eestimaa ja Saaremaa ja siis avastasin jällegi enda vajadusest, et ma alati ju reisi ette valmistades täiesti suvalistesse märkmikesse panin seda infot kirja, osa info oli näiteks telefonis, siis mul oli mingi Lonely Planet, kust ma otsisin mingeid asju. Et tegelikult arvasin, et võiks olla vaja reisipäevikut ja ma tegin kõigepealt endale ja ma tegelikult tegin prototüübi ja katsetasin tegelikult 2 reisi seda reisipäevikut, et kas seda võiks nagu vaja olla, mis seal võiks üldse olla ja nii valmiski minu nagu teine toode, et reisivõluri reisipäevik, et sel hetkel ma ei leidnud reisipäevikut, et oleks olemas, nüüdseks on Eestis olemas, aga ka näiteks Travel Journalina guugeldades siis tuli välja mingid, et tee ise endale see reisipäevik. Aga pikaks läheb, et siis tuli koroona, et täpselt selleks ajaks sai reisipäevik valmis. Ja siis mõtlesin, et väga raske müüa, kui on kõik kinni ja kõik reisida ei saa. Ja siis ma tegelikult kasutasin hoopis aega, et koolituda, et hästi palju oli ettevõtjatele koolitusi, tasuta koolitusi koroona ajal, nii turundust ja siis ma mõtlesin, et mis ma üldse tahaks teha, et ma olin selleks ajaks palgatöölt juba ära tulnud, ja mõtlesin, et tahaks ettevõtjale ja siis koolitusin ja siis ma isegi täpselt nagu ajaliselt ei mäleta, aga avastasin, et kuna mulle märkmikud väga meeldivad, et siis mul oli tekkinud investeerimispäevik lihtsalt endale. Ja siis, kuna mul juba tooteid olin teinud, et siis mõtlesin, et miks mitte siis ka teistele seda toodet teha, et jällegi ma ei leidnud, et oleks sellist samasugust toodet olemas
et ta ja siis noh, muidugi mul endal oli nagu veidi teistsugune, siis ma mõtlesin just selle nurga alt, et kuidas ta rohkem rahatarkust annab sulle ja kuidas ta sind kõige paremini võiks aidata. Et sealt tekkis see toote idee ja natuke üle aasta tagasi sai investeerimispäevik valmis. Et mõte on see, et see peaks olema sinu rahatarkuse abiline. Aga see ei olnud ka veel kõik, et siis ma avastasin ja mul oligi mõte, et lihtsalt müün oma tooteid, aga siis tekkis, ma märkasin, et inimesed nagu koguvad muudkui rahatarkust, aga nagu tegudeni ei jõua päris mitmed, et noh, et alati on ju veel vaja õppida ja praegu ei ole õige hetk ja see on alati nii, praegu ka nii rasked ajad, et ei ole õige hetk. Et siis kuidas nagu inimesi tegudele saada, siis mul tuli meelde, et ma ise kirjutasin magistritööd, ma ei tea, mitu aastat, sest ma tulin tegelikult Hiiumaale tagasigi magistritööd kirjutama, aga siis juba oli nii palju siin muud tegevust. Ma tegin seda magistritööd, aga ma läksin tööle ja siis jäi venima. Ja ma tegin endale väljakutse, et ma selle lõpuks valmis saaksin. Et panin kuupäeva ja nüüd hakkan selle suunas minema ja sellest ajast saadik olema suur väljakutsete fänn. Ja selles ma mõtlesingi, et ongi puudu üks rahaasjade väljakutse, et inimesed hakkaks toimetama ja kõige ägedam on, et see lihtsalt toimibki, et sa tuled nagu väikse grupiga kokku, ütled, mis su eesmärgid on ja Triin on kogenud seda, et kohe, kui sa selle välja lubad, mis sa tahad teha, sul on need tehtud ja enamasti on sul tehtud kiiremini ja palju rohkem, kui sa tegelikult arvasid. Et sealt nagu sai alguse see rahatarkuse jagamine ka, et see väljakutses ma jagan mingil määral, aga ja seal see väljakutsetes see mul jutt on pikk, aga ma lõpetan kohe selle sissejuhatava osa. Seal väljakutsetes ma avastasin, et infot on nii palju, aga probleem ongi selles, et mis infot sul siis oleks vaja ja seda süstematiseerida, et inimesed, see tekitab sul pigem nagu vahest ka segadust, et issand, infot on nii palju, et mida ma siis pean teadma ja mis infot mul on vaja tegutsema asuda, et siis sellepärast ma tegin selle alustava investori mentorprogrammi, et kuhu ma panin selle info, mis minu arvates on kõige olulisem alustamiseks, et vaatame kõik, miks sa investeerid, sinu strateegia, mis võiks olla, see kõlab väga keeruliselt, aga tegelikult see on investeerimispõhimõtted, mingid mõned asjad, mis sa võiksid läbi mõelda ja siis vaatame üle varaklassid, lühidalt kõige olulisemad asjad, et sul tekiks nagu selline ülevaade, et sa tegelikult saaksid toimetama asuda. Et see on lühidalt kõik, et kuidas ma jõudsin siis sellise pika teekonnana rahatarkuse jagamiseni ja reisivõluri tooted on ka täitsa alles ja vaikselt toimetan nendega, aga loomulikult me tuleme nagu sellest, ma arvan, siin päris palju täna juttu, et kui üksi toimetad, pead kõike jõudma, et siis tahes-tahtmata nagu see reisivõluri asjad on natuke tahaplaanile jäänud, kuna ma praegu nii selle mikroinvestori asjadega tegelen. Et see on paratamatu. Okei, aga lähmegi äkki nende väljakutseteni, et saan aru, et siin kuulajate hulgas on ka inimesi, kes alles otsivad mõtet, millega tegelema hakata ja siis on inimesi, kes juba teevad midagi. Et kui sina, Marin, alustasid ettevõtlusega, kas sa otsustasid kohe algusest peale, et sa teed üksi, ajad seda asja või kuidas sinu puhul oli? No tegelikult juriidilist taustamist jah, aga kuigi ma tegin siis ka vahepeal koostööd, aga mitte ettevõttelt, vaid ma olin lepinguga seal advokaadibüroos, aga esimest toodet ma tegelikult ei teinud üksi. Mul oli äripartner ja ma arvan, et esimese toote puhul see oli väga oluline, sest ma ei teadnud üldse, kuidas, nagu ütlesin, et kust otsast üldse alustada. Ja siis nagu kahekesi on nagu julgem tunne ja on erinevad kompetentsid. Muidugi tagantjärgi ma arvan, et ei olnud ka kahekesi lihtne, sest et me kumbki ei teadnud, mis me teeme. Et sellepärast läkski nii kaua aega, mõlemad mõtlesid, mida, kuidas kõikide teiste asjade kõrval. Et selles suhtes nagu mõnes mõttes on üksi lihtsam, et teised tooted mul on tulnud kõik palju kiiremini, aga nagu loomulikult ka tänu sellele, et esimene toode oli valmis, mul oli juba kujundaja näiteks, et ma ei kujunda ise tooteid, et ma käsitsi võib-olla oskaks, aga ma mõtlesin kohe, et okei, näiteks Hiiumaa kaarti, et ma selle kontuuri oskan võib-olla tõmmata ja mingeid pilte sinna teha, aga et kuidas see siis normaalselt nagu arvutisse peaks jõudma, et see toode peab ju ka hea välja nägema. Et siis ma tegelikult nagu päris üksi ei ole ikkagi toimetanud, et abi ikka olen küsinud ja loomulikult trükikodadega suhelnud, et kes need trükib. Aga pigem olen ju ikkagi üksi toimetanud. Kuidas sinul, Triin? Mina alustasin üksi
ja noh, selles mõttes, et oma teenuseid seniajani pakun üksi, aga minu nii-öelda laiendatud meeskonnas on ka raamatupidaja. Et raamatupidamine näiteks oli üks asi minu jaoks, mis oli ettevõtlusega alustades selline natukene nagu hiina keel minu jaoks, et ma ei teadnud, kuidas seda täpselt teha. Ma lihtsalt teadsin, et see on väga oluline, et see oleks korras, aga kuidas see korda saada ja mismoodi sellega tegeleda, et siis sellest mul polnud aimugi. Aga õnneks mul oli üks tore sõbranna, kellel on väike raamatupidamisfirma ja tema tänase päevani aitab mind nende asjadega. Et mõnikord võibki tunduda, et ettevõtlusega alustades, et sul kohe tekib nii palju rolle, nii palju asju, mida sa pead oskama lahendada. Ja kui sul ei ole varasemas tööelus kogemust nende tegevustega, siis sa tõesti võib-olla ei oskagi kuskilt alustada. Ja mõnikord on ka see, et sul lihtsalt ei olegi vahendeid, et kedagi palgata endale appi, et siis ongi see küsimus, et kuidas endale luua siis seda kapitali või võimalust kedagi endale appi võtta, ja tänaseks päevaks ma olen jõudnud nii kaugele, et ma tunnen küll, et mingid asjad ma tahaks kellelegi ära delegeerida. Näiteks mõned turundustegevused, et rohkem pildis püsida. Aga sealt tuleb jällegi vastu see, et mul tegelikult ei ole nagu väga pidevalt pakkuda tööd. Et täpselt ei teagi siis, kuidas seda lahendada, et see on minu jaoks üks väljakutse praegu, et ühtpidi tahaks ettevõttena kasvada, aga teistpidi tulevad mingid kapitali piirid ette. Ja ma olen täitsa nõus, et nagu ühelt poolt hea meelega annaks mingeid asju ära, aga tihti on ka, et ise on ju sul odavam teha, mõnes mõttes alguses ka kiirem, et ega kindlasti see alguses see delegeerimine võtab ju ka aega ja mille arvelt see tuleb, aga samas oled oma mitme rolliga ja siis kogu aeg nagu mõtled, et mis siis kõige tähtsam on, mille arvelt või mis siis, et kõik nagu tehtud saaks, et ega tegelikult kõik ei saagi nagu nii kunagi tehtud, aga meil see väljakutse mõte tekkis ka sellest, et me vaatasime, kuna meie Triinuga hakkasime, võib-olla seda ka räägime, et saime tuttavaks üldse, mina osalesin Triinu koolitusel ja tegelikult sinna ma sattusin tänu sellele, et Triin pakkus ükskord alustava ettevõtja baaskoolituse grupis, me oleme mõlemad selle koolituse läbinud, pakkus tasuta, et vaatan su kodulehe üle ja siis mina kohe kasutasin võimalust, et Triin vaatas üle mu reisivaluri lehe ja ma sain nii asjaliku abi sealt. Olin väga tänulik ja siis Triin küsis, et kas sa ei tahaks tulla koolitusele. Ja ma tegelikult alguses kahtlesin, sest et Triin ütles, et see on tekstide kirjutamise koolitus ja mina mõtlesin, mul kirjutamisega ei ole nagu nii suuri probleeme, et saan kirjutatud küll, aga tegelikkuses see koolitus on palju rohkem. Ja see oli see, mis mind kõnetas, et seal on SEO, märksõnad, et ma ei oska nii hästi isegi edasi anda, et sa saad sealt nii palju rohkem ka seda, et kes su klient võiks üldse olla või et tegelikult see koolitus minu jaoks, et see tekstide kirjutamine oli üks osa seal, siis oli seal mingid süsteemide tekitamine ja tegelikult see oli nagu rohkem võib-olla selline ettevõtte arendamisega ka seotud asjad. Et ma olen väga hea meel, et ma sinna ikkagi läksin ja see oli see, mis mind kõnetas ja ma jäin väga rahule ka kirjutamise osaga, et sain väga head tagasisidet. Aga et sealt meil tekkis see, et Triin tegi vist selle koolituse lõpus, sa tegid ettepaneku või võib-olla seal mentor kohtumisel, et äkki kohtuks edaspidi ka ja arutaks oma neid muresid, sest et me mõlemad toimetame ikkagi peamiselt üksi, kuigi meil on koostööpartnereid, et siis sa oled nii üksi oma asjadega. Ja me hakkasime seda ka tegema, mis ma ütlesin, mulle väljakutsed väga meeldivad ja miks me see ettevõtjate väljakutse teeme. Et me panime kevadel paika, et suve alguses, et mis sügiseks võiks saada tehtud. Et muidugi see oli päris pikk aeg, aga ma olen ikka aeg-ajalt nüüd vaadanud, mis kõik tahtsin ära teha. Muidugi ma olin tohutult optimistlik, kuidas me suvel hakkan kõike tegema, korraga suvi oli läbi. Aga et see õudselt aitab, et näiteks ka see, et meie väljakutse ei kesta kaua.
et sa saad seada fookuse ja ei tasu valida mingit tohutult mitut asja, aga näiteks ma juba mõtlen, et ei tea, mida nüüd valida, sest ma tean, et see, mida ma valin, see saab tehtud selle aja jooksul, sest et seal grupis me lubame üksteisele, samamoodi kui me kahekesi kohtume, et siis me räägime ju, mis on vahepeal tehtud saadud ja kui ma juba lubasin, et järgmiseks korraks on mul midagi tehtud, et siis sa tegelikult hakkad liigutama, et võib-olla alguses hakkad liigutama viimasel õhtul või vahetult enne meie kohtumist, aga asjad saavad tehtud ja sellega on nii hea nagu edasi minna ja sul on nagu selline toetusgrupp, et mida me ootame sealt väljakutsegrupist, et ma vaatasin, et Miljoni Neiu ütleb ka, et tahaks teada, mis väljakutsed on ja et tihti on motivatsioonipuudus ja see on ka üks asi, et ma kutsun sind kindlasti tule meie väljakutsesse osalema, et sealt saab ka nii palju motivatsiooni, saab inspiratsiooni ja tuge, et see on nii äge nagu kuulda, mis probleemid teistel on ja mis väljakutsed ja ka edusammudest. Ja see on see nii äge, mida me oleme nagu jaganud Triinuga, et kui me saame kokku, siis ma isegi ei tea, ütleme kord kuus, siis tegelikult mul on vahepeal juba nii palju tunne, et Isver, et millal me küsin tavaliselt Triinu käest, et millal meil see kohtumine on, et mul on juba nii palju näiteks jagada, sest et muidu sa oled üksi nagu oma ettevõtlusega, muidugi sa räägid ka, ma ei tea, mehele räägin ja sõpradele, aga see ei ole päris see, sest nemad ei tegele selliste asjadega, nad ei mõista neid väljakutseid ja sellepärast me tegime ka selle Zoomi ürituse, et rääkida neist väljakutsetest. Ja tegelikult meil mõlemal on see motivatsiooni hoidmine on ka ühe punktina väljakutsetes kirjas, et tihtipeale üksi toimetades ongi hästi keeruline ennast nii-öelda nagu ühtpidi töölainel hoida ja teistpidi tõesti ka rõõmuga seda teha. Et mõnikord minu motivatsiooni halvab see, et kui ma tean, et mul on mingi väga suur asi vaja teha, et siis ma püüan seda ühtpidi nagu endale nagu teadvustada, et okei, see on suur töö, ma ei saa kindlasti seda ühe päevaga tehtud. Ehk siis, et ma ei põhjusta endale stressi sellega, et ma eeldan, et ma jõuan mingi väga suure asja korraga valmis teha. Ja teiseks ma jagan selle väiksemateks etappideks, et näiteks kui sa võtad mingi väga lihtsa asja nagu näiteks blogipostituse kirjutamine, oletame, et mul on tellimus, et ma pean kirjutama 3 blogipostitust mingile ettevõttele, siis ma jagangi selle etappideks, et ma teen kõigepealt kogun seda taustainfot, siis loen seda läbi, see on juba üks etapp, siis mõtlen välja mingid pidepunktid, mingid olulised asjad, mis on vaja öelda siis selle artikli jooksul ja siis hakkan seda liha sinna luude peale nii-öelda tootma. Et see on see, kuidas ka mingid suured asjad saavad tehtud ja tegelikult motivatsioon sellest väga palju ei kannata. Ja üks teine harjutus, mis on väga hea motivatsiooni hoidmisel, on see, et mõtle selle peale, kus sa olid aasta aega tagasi või kas või pool aastat tagasi. Et tegelikult siis sa näed, kui palju sa oled saavutanud selle ajaga ja see annab sul nagu motivatsiooni tegelikult ka neid väikseid samme edasi teha. Et see on minu jaoks olnud ka üks väga oluline osa näiteks nendest kohtumistest sinuga, Marin, et me saame nagu jagada seda, et kus me olime võib-olla 3-4 kuud tagasi oma asjadega, Ja see on nii õige point, et mul tegelikult, kui ma siin mõtlesin, millest me räägime, üks asi, mis ma panin, oligi see, et sa nagu ootad, et kiiremini asjad läheks, sest sa oled selle sees, sulle tundub, et Isver, et nagu nii aeglaselt või kuidagi, et ma ju teen, kus on tulemus, et see võib nagu silmist ära kaduda ja siis ongi isegi, kui me kohtume, ma ei tea, 2 või 3 nädala tagant,
siis enne kohtumist ma alati teen kokkuvõtte, mis vahepeal on toimunud ja siis imestada, et oi, et nii palju on tegelikult tehtud, nii palju on näiteks hästi läinud, on ju, võib-olla mõni asi, loomulikult kõik ei lähe alati hästi, on ju, ei ole läinud nii hästi, kui sa arvasid, aga siis sa võtad sealt, mis see õppetund näiteks oli ja leiad seal, et mis see tegelikult oligi hea, et nii läks, on ju, sest alati on võimalik leida või et järelikult see ei olnud nagu päris või mulle või et mida saaks teisiti teha ja siis on nagu võimalus vaata seda arutada. Et see on nagu nii oluline, sest et kui sa ütlesid, et mõtle, kus sa aasta tagasi, et issver, see on uskumatu, on ju, mul oli alles päevik valminud, et ma ei jaganud mingit rahatarkust välja arvatud blogis natukene, on ju, aga ka nii vähe olin ju jõudnud, on ju, et lihtsalt see võtabki aega ja sa teedki ju üksi, on ju, ja see ongi vahest nii raske, et teen, aga kus see tulemus nüüd on, sest et see on nii naljakas, kuidas sa kogu aeg ootad, et tuleb nagu mingi suur pauk, et nüüd kõik tahavad minu toodet osta, on ju. Ja nii naljakas ja millegipärast et ma olen nii mitu toodet, nii äge toode ju. Nii, ma teen toote valmis, kõik on ju tegelikult oodanud, et saaks seda osta, on ju. Aga siis on, okei, nad tegelikult ei tea mu tootest, on ju. Ja nad ei tea, miks see neile võiks sobida, on ju. Et see kõik nagu ma olen ka nii palju neid turunduse koolitusi läbinud, siis alati on see, et ootad nagu mingit ühte nippi, mis mul on lihtsalt tegemata jäänud. Teen selle ära, vot siis hakkab tulema neid osta tohutult, on ju, ma ei pea üldse midagi enam tegema tegelikult ise, on ju. Kõik automaatselt toimib. Aga ei ole kahjuks sellist võlutrikki, aga harva, kui sul on, kui sa midagi teinud, on tegelikult nagu midagi nii olulist tegemata, et sealt kõik tuleb, on ju. Et tegelikult, mis see ettevõttes minu meelest ongi nagu kogu lihvid nagu paremaks mingeid asju, on ju. Muidugi sul tuleb uusi ideid, on ju, nagu ma rääkisin, üks toode, teine toode, siis tuli see koolitus, on ju. Ja nagu see väljakutse praegu ettevõtjatele meil tekkis, et miks mitte teha, et meid ennast nii aitab see, on ju, et me ei ole kindlasti ainsad ju, kes omaette nokitsevad, on ju. Et see on see, et ei ole nagu vahest harva võib ju muidugi tulla mingi hull läbimurre kuskil, on ju, aga meil jääb nagu mulje, nagu teistel kõigil oleks tulnud. Aga siis, kui sa vaatad teiste lugusid, loed mingeid raamatuid, kuidas kõik alustasid kuskilt garaažist ja mitte aastaid läks, võib-olla algul naerdi välja nende idee, rääkimata sellest, et kui palju nad erinevaid ideid katsetasid, on ju, et põhiline on ikkagi ühest küljest mitte alla anda, aga samas on ka okei, kui mingi asi ei toimi, näiteks nagu mina oma selle reisiinfo teenusest nagu loobusin. Ma tundsin, et ma ei taha sellega, et ma arvan, et oleks olnud võimalik edasi minna, kui ma oleks ära otsustanud, mis see siis on. Aga ma tundsin, et ma ei taha sellega, et ma katsetasin ja mulle ei meeldinud. Või näiteks see juriidiline nõustamine, mulle tegelikult õigus väga meeldib, aga see ei olnud päris see vorm, milles ma tahan seda teha. Ja samas õigus saab kasutada nagu kõikides valdkondades, sealhulgas rahatarkust jagades. Eve küsib siin chatis, et miks teil on nii, et ei ole motivatsiooni tööd teha, oma ettevõtte, oma töö, oma sissetulek, kuidas saab motivatsiooni puudumine probleem olla? Lihtsalt tahan mõista. No ma arvan, et see on loogiline, et kogu aeg ei saa motivatsioon laes olla ja ma arvan, et mida nagu tihti ei mõelda, on see, et jah, ma teen seda, mis mulle meeldib. Aga siin on alati tegevusi, mis ei ole mu lemmiktegevused, et igas töös, ma olen alati teinud ka palgatööd, mis mulle väga meeldib, aga igas töös on asju, mis sulle ei meeldi, mis peab lihtsalt ära tegema, on ju. Ja see ongi see, mis seda motivatsiooni vahepeal tapab ja lisaks ma arvan ikkagi see üksi toimetamine ka, et sul ei ole, ma ei tea, kogu aeg keegi ei anna sulle tagasisidet, et issand, kui äge, mis sa teed, on ju, isegi kui sa teed hästi ja kui ollakse rahul, on ju, näiteks tagasisidet ei olegi üldse lihtne saada, on ju, ja mul ongi, sa pead selleks vaeva nägema, et üldse mingit tagasisidet saada, kui asjad toimivad, et muidugi sa võid mõelda, näe, keegi pole öelnud, et issand, kui loll ja kõik on nii halvasti, on ju, aga sa oled ikkagi nagu tunned ennast nii üksi ja lisaks sul ei saa olla kogu aeg, et kõik läheb nii hästi ja kõike teed, mis sa soovid. Ja ma olen nõus sellega, mis sa ütlesid, aga ma lisaksin siia ühe aspekti, mis minu puhul motivatsiooni vähendab, on see, et ma mingitel perioodidel teen väga intensiivset tööd ja mul on väga palju motivatsiooni seda teha, aga see tähendab ka seda, et ma tegelikult pean mingitel hetkedel rohkem puhkama ja kui ma ei tee seda, siis motivatsioon lihtsalt kaob ära. Et minu jaoks üks suur väljakutse kindlasti ettevõtjana on olnud see töö ja puhkeaja tasakaalu leidmine, eriti olukorras, kus ma töötangi igapäevaselt kodukontorist juba viimased
5 aastat. Et see, et kuidas ennast täpselt nagu välja lülitada ja mis on need meetodid, et need on minu jaoks sellised lõputud katsetamised, et kui kellelgi on mingi hea retsept, see üks nipp, mida ma olen proovinud, siis võib siia chati kirjutada. Ja ma olen sinuga täiesti nõus ja tegelikult minul on olnud see alati probleemiks ka palgatööl näiteks, et mul on väga suured raskused puhkamisega ja ma oskan puhata ainult kas lugedes, aga ma tihti satun ikkagi lugema mingeid asju, kus mul ikkagi tekivad mingid seosed, või ma loen investeerimise raamatuid või ettevõtluse raamatuid, isegi ajalooraamatuid ma loen, siis mul tekivad mingid seosed ja mingid mõtted oma ettevõtlusega seoses, või et kuidas see on ka sellega seotud, näiteks rahatarkus. Ja teine variant on mul reisimine. Aga et sa oled teises keskkonnas, et minu jaoks see on tegelikult kõige parem puhkuse variant, aga isegi reisides ju ma olen reisivalur ja mõtlen, et peaks mingi postituse tegema, peaks, sa mõtled nagu sellele, seda saaks näiteks teha, sellest saaks blogisse kirjutada, mul on ka reisivaluri blogi, mis küll nagu ootab järgmist postitusse juba pikemalt aega, aga just see, et sa ei suuda ennast välja sellest lülitada, et sa kogu aeg ikkagi sa mõtled sellele, et see ei ole ka päris nii hull, et ma üldse nagu magada ei saa, et õnneks küll saan, aga ma ei ole nagu nõus, et see on enesedistsipliini küsimus, sest sa ei saa oma mõtteid kuidagi kinni keerata. Et see on küll, et sa pead lihtsalt teadlik olema ja märkama seda. Aga kui mul on mingi hoog sees, näiteks ma mõtlesin pühapäeval, et kuna ma olin laupäeval, oli mul puhkepäev, ma käisin seina värvimas maja ehitusele ja me ehitame maja. Siis aga tegelikult muidugi ma mõtlesin mingeid töömõtteid ka, aga kui sa teedki, mis sulle meeldib, et siis see ei ole ju ainult halb, et ma ei arva seda. Aga siis ma mõtlesin, et pühapäeval teen siis mingeid asju ja tegin ja siis mõtlesin, et peale lõunasööki, et nüüd on aeg puhata, et ma ei jaksa rohkem. Ja lugesingi raamatut, mitu tundi isegi, siis panin mul mingi tennise, mul meeldib väga tennis, vaatasin tennist, aga see vaatamine oli nii, et see oli taustal ja siis ikkagi mul oli, ma isegi ei mäleta, mis mul oli, et ma mingi asja ikka arvutis teen. Ja siis kukkusin seal tööd tegema, ma tegin kella 1-ni. Ja ma ei saa öelda, et ma ei nautinud seda, mulle väga meeldis, ise tahtsin teha, aga võib-olla see ongi see, et ma ei oska nii hästi, et see pidi mu puhkepäev tegelikult olema, ja kui ma olin kella 1-ni üleval, siis järgmine päev tegelikult nagu ma ikkagi ärkan nagu üsna tavalisel ajal ja olingi nagu tegelikult väsinud. Et ei ole mingit imenippi, aga mina arvan, et on hästi oluline ka sellest teadlik olla, et see on täpselt õige, nagu sa ütlesid, et mingi periood teed liiga palju, see annab sul ju kohe tunda. Ja Katis siin ka kommenteerib, et kui pikka aega on niinimetatud madalseis, siis võib küll tekkida küsimus, milleks seda vaja on, et võib tekkida kiusatus palgatööle tagasi minna ja nii edasi. Kindlasti. Et mõnikord on tõesti, et sa tunned, et sa annad endast kõik ja oled teinud ka näiteks eeluuringuid, et inimestel on huvi sinu teenuse vastu ja alustad suure hoo ja motivatsiooniga ettevõtlust ja siis selgub esimeste nädalate jooksul, et tegelikult sa ikkagi nii palju maksvaid kliente ei saa kui vaja. Aga sa oled juba otsustanud palgatöölt ära tulla ja tegelikult need säästud sinu säästukontol järjest vähenevad, et sa tead, et sul on vaja hakata tegelikult endale palka maksma üsna kiiresti, aga tegelikult nagu reaalsus nagu töö mõistes on üsna halb, et tegelikult sa ei suuda võib-olla endale kohe elatist teenida selle ettevõtlusega. Ja kui see periood kestab pikalt, et sul on pidev stress, kuidas sa hakkama saad, siis see kindlasti mõjutab motivatsiooni. Et kui sul on valdkond, mida sa tunned ja tead ja sul on väga palju kliente juba enne seda, kui sa võib-olla alustad ettevõtlusega või algusest peale kuidagi väga hästi läheb, et siis muidugi on see puhas rõõm. Aga teistpidi, kui on nagu liiga palju, siis võib ka olla nagu teistpidi stress, on ju, Ja minu meelest ka see on seotud nagu sellega, nagu ma ütlesin,
sul ei tule nii kiiresti seda tulemust ja sa võid ju teada, et lähebki aega, et teadlikkust tõsta, et ise nagu oma teenuseid paremaks muuta, võib-olla, et kuidas sa oskad edasi anda seda, see võtabki kõik aega. Aga siis sa tunnedki, et isver, et miks see tulemus ei tule, et mul on ju nii ägedad tooted, nii ägedad teenused, umbes on inimesed, kellele ka meeldib see, aga seda võib-olla ei ole piisavalt palju. Et siis loomulikult seda mõtet tuleb kindlasti aeg-ajalt, et palgatööl oleks lihtsam, sa ei pea muretsema oma klientide leidmise pärast, oleneb, mis tööd sa teed, aga sa ei pea muretsema selle pärast, et kas sa saad töötasu makstud ja kus see raha tuleb ja kus need kliendid tulevad. Et ettevõtlusel on palju plusse, aga siin me jõuamegi selleni, et tihti loodetakse, et see on tähendab vabadust. Et tegelikult ju miks me tihti tahame ettevõtlusega tegeleda, on endale töökoht teha, et kus ma ise otsustan, et keegi siin ei kamanda mind ja mingeid lolle ülemuse mul ei ole, ja teen, mis tahan. Et mis sina arvad, Triin, on vabadus teha, mis sa tahad? No see on selline, mõnikord on see vabadus väga kibe magus, ütleme niimoodi, et ühtpidi ma olen väga tänulik iga päev selle kogemuse eest, et mul on võimalik valida, kas ja kui palju ma tööd teen. Teisalt ma pean endale aru andma, et kui ma tööd ei tee, siis see kajastub automaatselt ka minu ettevõtte kontol, mis siis kaudselt kajastub minu enda isiklikul kontol. Et ühtpidi on see annab isikliku vabaduse, aga sellel isiklikul vabadusel on hinnasilt küljes. Ja ma olen täitsa nõus, et kindlasti ongi. Mina samamoodi tegelikult väga tihti mõtlen sellele, kui tore, et ma saan seda teha. Olen tänulik selle üle, et mul on see võimalus, et ma teen, mida ma soovin teha. Aga see ei tähenda, et see on ainult lust ja lillepidu, et see on ka seotud sellega, mis ma nagu varem ütlesin, et sa pead tegema igasuguseid asju, mida sa ei soovi, aga loomulikult ma mõtlen ka sellele, et see on samamoodi ka palgatööl, sa pead tegema igasuguseid asju, aga et ei tasu ka, et see on nagu roosade prillidega vaadata seda ettevõtlust, nagu siis tuleb kohe nagu sinu ideaalelu, et igal pool on omad asjad. Ja just see, et üksi on tore teha, ise teen, mis tahan, aga see ei ole päris nii, et sa ikkagi sõltud ju klientidest, nagu ma ütlesin, kliendid võivad ka vahest nõmedad kahjuks olla, kõik ei lähe alati nii, nagu sa tahad, aga selleks me teemegi siin, ma ei tea, tugigrupi, et kus nagu rääkida nii heast kui halvast, et ega me ei hakka seal ainult, väljakutsed ei tähenda ainult nagu mingit negatiivset asja, et saab jälle edasi minna, aga siis ongi jube hea, kui vahepeal ka, kui midagi ei lähe nii, nagu kui tahad, et siis mind isiklikult näiteks küll väga aitab, et kui ma saan sellest rääkida lihtsalt ja sellest mulle piisab, et siis ma saan edasi minna, et kas juba lahendustega või lihtsalt mind nagu aitab see, et Triinuga näiteks ka, et saame ära jagada ja isegi juba rääkides saad aru, et okei, ei olnudki asi nii hull, kui sulle võib tunduda tol hetkel, et meil on ju omad emotsioonid, asjad, ja võib-olla vahest ka, et omaette siin omas maailmas toimetad ja siis on nagu räägid teisele, siis saad aru, et okei, jah, et võib-olla natukene reageerisin üle näiteks mingi hetk, aga see, et siis tulebki minna palgatööle. No ega võibki minna, kui on, aga ega see nagu minul nagu nii kaugele see pole küll jõudnud, et ma tahaksin minna, et lihtsalt see mõte käib läbi. Et võib-olla lihtsalt ka sellepärast, et see kuvand võib olla nagu see, et nagu palgatöö oleks midagi negatiivset ja siis kõik tahaksid oma ettevõtlusega tegeleda, et eks see on nii ja naa, ja just, et see võtab aega ikkagi, et see sõltub, et kui sa hakkad näiteks, tuled palgatöölt ära, võib-olla sul on juba olemasolevad kliendid, see on ju ka midagi hoopis teistmoodi. Mina hakkasin reisimise asju tegema, enne ma olin jurist olnud, siis hakkasin rahatarkust jagama, enne olin reisivalur ja jurist olnud, et mul ei ole olnud sellist seost või kuidagi mingid vanad kliendid tulevad. Et natuke tuttavaid jah vahest, aga pigem just see uute klientide otsimine
et see võtabki aega lihtsalt ja et sa saad nagu piisavalt suure hulga, et piisavalt teenida või näiteks, et me mõlemad teeme koolitusi, et suvel me ei tee koolitusi, sa pead sellega arvestama, on ju. Mul oli esimene suvi, ma ei kujutanud üldse ette, lootsin, nagu ma ütlesin, on ju, et koolitusi pole, ma jõuan siin arendustegevusi teha, on ju. Tegelikult ma ei teagi, kus see suvi läks, on ju, tegin küll mingeid asju loomulikult, aga sa nagu ei tea kõike ette ja näiteks mina ettevõtjana olen tohutult õppinud aja planeerimist, et ma tagantjärgi mõtlen, issand, kui ma oleks palgatöötajana niimoodi osanud, kui tore oleks olnud, on ju. Ja üritasin seal ka, aga see ei olnud päris see, aga sul on vaja seda väga-väga ja distsipliini on sul nagunii vaja ja sul on järjekindlust vaja, et toimetada ja mitte alla anda. Ja ma olen väga nõus sellega, et kõige sellega, mis sa ütlesid just, Marin, ja minu jaoks ka võib-olla ettevõtjaks olemine on olnud väga palju selline enesearengu teekond ka, et ma olen pidanud väga selgelt peeglisse vaatama, tunnistama endale oma nõrki kohti ja olen aru saanud, mis on minu tugevused, olen ennast palju paremini seeläbi tundma õppinud, et ma arvan, palgatööl tihtipeale me saame kuidagi mingid asjad ikkagi kas kellelegi ära delegeerida või kuidagi ennast võib-olla mingitest kohustustest välja nihverdada, aga kui sa oled ettevõtja ja üksi seisad selle eest, et sul päriselt oleks kliente, et sul kõik toimiksid, rääkimata sellest olukorrast, kui sa veel kellegi nagu tööle võtad või kelleltki mingeid alltöövõtte võtad, et see kõik nõuab tohutult eneseusaldust ja eneseusaldust ka selles mõttes, et sa tõesti usud sellesse, et sa saad hakkama. Et minul on ka olnud päris mitu korda sellist olukorda, kus ma olen mõelnud, et nüüd on kõik, et ma pean ka ikkagi otsima endale palgatöö ja et mul oleks normaalne sissetulek. Aga õnneks kõik need hetked, kui ma olen kuskil CV online'is otsinud tööpakkumisi või vaadanud midagi, et kuidagi mõned tunnid pärast seda kohe on tulnud mingeid kliente või võimalusi, kuidas tööd teha. Et selles mõttes ma ei tea, kes siin on ka ettevõtjad, kes praegu kuulavad, et äkki te kirjutate ka chati, et mis on teie enesearengu võib-olla suurimad õppetunnid ettevõtjana. Et hea oleks lugeda, milliseid avastusi olete teinud. Ma tahan lihtsalt ka öelda, et ma olen sinuga väga nõus, et see on üks pidev eneseareng, et just see, et sa pead uusi valdkondi näiteks õppima, on ju, mina ei teadnud enne mingist turundusest midagi, ma olen üldse avalikus sektoris enamus aega töötanud, on ju, et sa õpid nii palju, et see on nagu sellepärast ka suurepärane võimalus ja mulle õudselt meeldib õppida ja ka õpetada, on ju, et selles suhtes ma ise kogu aeg õpin ka, et ei ole nii, et lihtsalt targutan ja räägin, on ju. Aga see on nagu super kogemus kindlasti ja ega siis ei ole keelatud ka liikuda mingi hetk palgatööle tagasi, mingi hetk ettevõtlusse tagasi. Et mulle just meeldib ka see, et kuidas tänapäeval ei ole nii, et valid karjääri ja nii ongi, on ju, et sa saad pidevalt õppida ja uusi asju katsetada ja nagu meie mõlema kogemus on ju tegelikult see, et ettevõtluse sees saad nii palju erinevaid asju teha ja tegelikult nii ägedad koostöövõimalused tekivad, on ju, me oleme praegu ka siin, on ju, kahekesi, me ei oleks muidu, kui ettevõtlusega ei tegeleks, on ju, et see on nagu nii põnev ja rahatarkuse valdkonnas ka, et tervitused Miljoni neiule näiteks, on ju, et suhtle inimestega, toimeta ja tee ja siis tulevadki igasugused põnevad pakkumised ja igasugused põnevad ideed sulle endal, et mina võib-olla olen nagu seda ka õppinud, et ma olen päris mitu korda mõelnud, et mulle meeldib õudselt neid tooteid teha. Mul on palju ideid ja siis ma olen kogu aeg mõelnud, et nagu tavaliselt öeldakse, et osad inimestel on ideed ja siis teised viivad ellu.
aga mulle tegelikult meeldib neid ellu ka viia. Aga võib-olla küll, millest ma nagu puudust tunnen, et ma tahaksin nagu, et mul oleks mingi väike meeskond abiks. Vaikselt tegelen sellega, mul on veel koostööpartnereid, kes mind aitavad, et samamoodi mina mõtlesin kohe, et raamatupidamine on see, mis ma esimesena nagu tahan ära delegeerida, et see on nii spetsiifiline ja mulle nagu ei istu see, et ma olen seda proovinud, et ma ei taha, ja sa ei pea nagu kõike vaata tegema, et selles suhtes ja see on ikka nii põnev. Enda kohta saad teada ja alles õpin veel, et ma nüüd mõtlengi, et mis see siis nagu kõige keerulisem mu jaoks on, ma ei oskagi öelda, et võib-olla ilmselt just see, et ma ootan, et tulemus tuleb nüüd, ma ei tea, kohe homme või kohe praegu, et ma olen tegelikult, kuigi kõik ütlevad, et ma olen nii rahulik, ma tegelikult olen kannatamatu ja see on natukene, ma olen paranenud ja see eriti ettevõtjana, sa õpid olema kannatlikum, ma ütlen ka, et läheb aasta-kaks ikka aega umbes mingit asjadega, õpin iga päev, mind on ainult üks, aga ikka tahaks ju kohe ja praegu. Ja nii on, Miljonine ju ka siin kommenteerib, et üks oluline asi, mida tema on õppinud, et tuleb panna tähtajad, sest kõike saab teha kogu aeg veel paremini. Ja kui ei paneks tähtaega, siis ei jõuakski vist kuhugi. Väga õige, endale pead panema tähtaegu, see on ka üks huvitav kogemus, vaata, mis sa pead panema, et ikkagi nagu töös oli, et teiste poolt tulevad need tähtajad. Et muidugi sul võivad klientidelt tulevad ka tähtajad, et mis ajaks sina näiteks pead blogi valmis kirjutama. Aga ikkagi sa pead enda tööd nii hästi planeerima, et see tähtajad on üks asi ja eesmärkide seadmine, et mis mul nüüd peab kindlasti saama või paned näiteks, et mis täna on kõige olulisem, see on ka hästi oluline, et eriti alguses ma kuhjasin endale nii palju asju ja siis seal läheb see kaduma, mis kõige olulisem on, et sa ei jõua nagu kõike teha, kui sa nii palju kuhjad. Ja, või aja planeerimise osas ongi see, et näiteks mina püüan ka hoida hommikupoolikud kirjutamise jaoks, et siis ma pärastlõunal teen koosolekuid, suhtlen uute klientidega või räägin olemasolevate klientidega pooleli olevatest töödest. Et lihtsalt aru saada sellest, et millal sa oled produktiivsem, millal oled vähem produktiivsem ja siis planeerida vastavalt oma aeg sellele, et ma ei saa öelda, et ma olen selles nagu väga ideaalne, sest tihtipeale ikkagi juhtub niimoodi, et keegi hommikul ikkagi helistab ja sõidab mingi asjaga sisse ja siis on tegelikult terve päev on pea peal, et siis hakkad mõtlema sellele asjale, millest ta rääkis ja kuidagi keskendumine kaob ära. Et see on ka kindlasti asi, mida tuleb õppida, et tuleb õppida oma piire hoidma. Et kuidas siis ise ka selles kõiges ellu jääda, et ega ettevõtjaks olemine ei tähenda seda, et sa pead kogu aeg siis kõigi jaoks olemas olema ja tegema kõike selle järgi, mida siis kliendid paluvad, on ju. Ja seoses nende tähtaegadega ongi see, et minu puhul hakkasid need tähtajad väga hästi tööle siis, kui me näiteks sinuga, Marin, hakkasime regulaarselt kohtuma ja oligi see, et ma ütlesin sulle välja, et okei, need asjad mul on 2 nädala pärast tehtud. Et siis ma olin ka nagu avalikult ühtpidi, et ma olin kõva häälega selle välja öelnud ja teistpidi ma olin kellelegi teisele ka lubanud seda sama asja, et see näiteks nagu toimib minu puhul väga hästi ja see on ka üks osa väljakutsest, on ju, et me tegelikult ütleme avalikult välja, millega me tegelema hakkame ja millal me neid samme siis astume. Ja kolmas asi, et paned selle kirja endale, et öeldakse, et kui juba oled läbi kirjutanud, et siis hakkad ka selle suunas toimetama. Aga ma tahan vahepeal kommenteerida seda hingerahufondi teemat. Ja see on väga õige, et rahatarkuse on ju ka üks teemadest on meelerahu. Et pead ikka saama nagu rahulikult magada, et sul on mingi tagavara rahast. Aga ma olen ka selle peale näiteks mõelnud, et aeg läheb küll kiiresti, aga võib-olla mainida seda, et näiteks kui koroona tuli, et siis väga hästi palju öeldi, et kuidas siis ettevõtjatel ei olnud nagu valmistunud selleks, kuidas ei ole mingeid varusid, aga sellist hetke ei saanud keegi ette näha, et ma ei tea, sul restoran pannakse kinni, et sa võisid olla ju valmistunud ja varunud ka raha, aga kaua sul siis seda peab kestma, et nii äärmuslikku olukorda sa ei saa ette näha, aga kindlasti tasub nagu mõelda, et ootamatusi on alati.
nagu sa ütlesid, ka päeva sisse jooksevad ootamatused, et sellega peab lihtsalt leppima, et ongi nii, vahest on teisiti päev, kui sa nagu plaanisid. Aga üks asi, mida mina vahest kasutan ja eriti nagu alguses, kui ma veel ei osanud hinnata tegelikult, kui palju millegile aega läheb. Eks see nagu varieerub ikka, aga kui ma paningi liiga palju asju, siis ma hakkasin tegema päevaplaani. Alguses ma panin sinna kellaajad lausa ja siis loomulikult ma panin sinna tegelikult liiga vähe aega, aga sellest ma nagu õppisingi, et oi, et palju ma tegelikult saan panna, mis on suurem asi, mingeid väiksemaid asju on, sul on alati ka mingeid jooksvaid asju, mingid meilidele vastamist, mis iganes suhtlemist näiteks. Ja palju sul läheb näiteks blogipostitusele aega, et mulle õudselt meeldis ka see, et sa nagu vaata ütlesid, et sa teed suure asja nagu tükkideks, aga lisaks sul on mingi süsteem, et kuidas sa seda tegema hakkad. Ja see on jube hea, et loomulikult see tuleb ka asja käigus, aga näiteks et sa pead lisaks veel pildid näiteks otsima, see võib mul vahest saada niisuguseks takistuseks, et oi, et ma parem ei hakka kirjutamagi, mul on pilte vaja hakata ja kõigepealt mõtelda. Et tegelikult nagu teegi juppideks, täna kirjutan valmis, homme otsin pildid, ülehomme panen üles ala niimoodi, et see ongi nagu protsess, ise õpid selle käigus, aga siis kindlasti ka jälgida, mis toimib, et siis ma vahepeal ei teinud päevaplaane. Näiteks üks päev ma tegin, et tundsin, et mul on nii palju asju, seal muutub juba nii, mul puudub ülevaade, et panen siis lihtsalt, et ma isegi ei vaata oma seda kalendrit, mis mul on kõik kirjas nagu tabelis, mis mul on vaja teha, vaid panen nagu peast, et mis mul on kõige olulisemad asjad ja kellaaegu ei pandud ja juba ei pannud nagu palju asju, panin, mis on kõige olulisemad. Ja siis ma sain need tehtud ja ma sain nagu lisaasju ka veel teha ja siis olen nagu hea tunne, et läks nii hästi, et eduelamus on ka väga oluline. Ma vaatan, et meil on ainult 10 minutit veel aega. Ma korra täiendan sinu mõtet edasi siit, et üks asi on see, et sa saad eduelamus, aga teine osa on ka võib-olla oskus ennast premeerida nende asjade eest, et kui ongi mingi selline väga suurt väljakutset põhjustanud tööülesanne või saad mingi suure projekti valmis, et siis ma ei tea, mina olen teinud niimoodi, et ma olen kasvõi nagu sõbrannaga läinud kohvikusse ja ütlenud, et kuule, davai, mul on vaja nagu tähistada, et tule nagu kaasa või elukaaslasega lihtsalt niisama mingit limonaadi kokku löönud või mis iganes, et lihtsalt nagu kui sul ei ole seda meeskonda taga, et siis lihtsalt nagu jaga seda rõõmu kellegi teisega, et see kindlasti nagu aitab ka seda töörõõmu säilitada. Ja meil on nagu võib-olla ka tihti, et kui läheb hästi, siis nagu peakski nii olema, et see on nii tavaline ja kui läheb halvasti, siis häirib meid. Et niimoodi nagu pidi lihtsalt olema ka, et meile tundub nagu palju valusam, kui läheb halvasti. Aga see on ka see üks, miks on nii hea jagada näiteks ka sinuga ja mis meil on ka sinna väljakutsesse pandud, et me jagame väljakutseid ja takistusi ja probleeme, aga me jagame ka rõõme ja õnnestumisi. Ja see on nii oluline lihtsalt jagada, sa kohe tunned nii hästi, et oi, et see läks hästi ja see ei pea ju olema mingi mega suur asi, et piisab mingist väiksest asjast, et oi, et sellega näiteks nägin vaeva, sai tehtud või et olin selle asja pärast mures, aga läks hästi, et loomulikult seal väljakutses igaüks valib, kui palju ta nagu jagab, aga see on nagu nii suur asi, et just, et sa ei unusta ennast tunnustama, sest vahest piisab, ütlen näiteks, kirjutan Triinule Tisver, et nii äge, et see juhtus näiteks või see läks hästi. Ja kohe on endal parem tunne ja Triin viskab näppu ja siis on nii hästi, et piisab nagu ka sellest, aga et muidu sa jääd sinna oma ette, ma võtan nüüd ju kohe järgmise ette, et pole nagu aega mõeldagi sellega. Ja Eve nõustub meiega, aitäh. Et me kipume seda lihtsalt nagu ka unustama, et pidigi minema hästi umbes. Aga ma mõtlesin, et enne kui me lõpetame, et mikroinvestoril tavaliselt üritustel ma olen auhindu jaganud, aga seekord me auhinda ei jaga. Et ma tahan nagu natukene ka erinevad teha need üritusi. Ja me mõtlesime Triinuga, et seekord me jagame teiega sooduskoodi. Ja saate -15% näiteks mikroinvestori e-poes kõikidelt toodetelt -15%. Sealhulgas on siis see väljakutse ettevõtjale, kui te arvate, et võiks meiega ühineda ja edasi rääkida neil teemadel ja enda kogemust veel rohkem jagada meiega. Et aitäh, kes on nii aktiivselt chatis olnud, et see annab väga palju juurde. Et me ei räägi ainult kahekesi, et te olete osalenud. Et siis
-15% annab kood ettevõtjaga O tähega, ja samamoodi Triin, aga sina räägi, kuidas sinul saab kasutada. Ma panen siia chati ja ma panen pärast üritusse ka, et kes tahab kasutada ja need on 15. septembrini. Ja minul e-poodi ei ole, aga minu toodetelt ja teenustelt on võimalik ka siis saada -15% soodustust. Lihtsalt siis kirjutate mulle eraldi, et olete selle mikroinvestori veebiseminariga seotud ja nii lihtne ongi. Aga ma mõtlen, et tegelikult võiks rääkida, mis see väljakutse endast kujutab, et mis vormis see saab olema ja kuidas see hakkab toimuma. Ja me oleme nagu vaata jutu sees päris palju öelnud seda sisu kohta, et sa saadki nagu valida endale mingi eesmärgi ja et mida sa tahad saavutada selle väljakutse jooksul ja sa saad seda ka teha, et mis seal vahepeal seal kohtumisel tahad, et oleks tehtud, me kohtume ju 3 korda ja mis sul nagu väljakutse lõpuks peaks olema tehtud ehk siis kuu aja pärast ja mis sa vahepeal tahad teha, et see et näiteks, et suurem eesmärk kuuks ajaks, aga siis järgmises korraks on näiteks, ma ei tea, pool tehtud või algus tehtud, see ei pea olema pool. Et nagu me rääkisime, siis eesmärgi kirjapanemine juba aitab, eriti aitab selle välja rääkida, teistele nagu ütlemine ja tegelikult nagu hästi oluline, hästi äge on ka see, et väljakutse käigus tihti sul tekib veel mingeid mõtteid või võib-olla midagi hoopis muutub, et see oleme selles suhtes paindlikud ja sa saad ka nagu teiste võib-olla kogemusi, kellel on midagi sarnast teinud, mis sinu eesmärgiks on, et seal on ikkagi see grupp ka lisaks et jagatakse, aga sul on võimalus oma nagu eesmärke täita. Et mis sa tahaksid lisada, Triin? Ja minu kogemus väljakutsega on ka see, et kui ma osalesin kevadel sinu rahaasjade väljakutses, siis tegelikult endale ootamatult ma sain tehtud palju rohkem, kui ma arvasin alguses. Ja tõesti see grupis jagamine, see tekitas minul ka uusi mõtteid, et üldse nagu selles suunas, mille jaoks ma tegelikult sinna üldse ei läinud. Et tegelikult sain endale lisaeesmärke, sain lisainnustust ja tõesti see kuidagi, kui mitu inimest sama eesmärgi nimel töötavad, siis see kuidagi ikkagi innustab tegutsema, et selles mõttes minu jaoks on need väljakutsed alati natukene maagilised, et kuigi nagu ettevõtjana peaks olema selline uskuma tabelitesse ja igasugustesse reaalsetesse tulemustesse, siis minu arust seal väljakutsetes alati on ka mingi selline maagiline aspekt, et need kuidagi iseenesest kuidagi kannavad sind edasi selle eesmärgi suunas, mis sa siis oled parasjagu võtnud. Ja see on minu meelest ka nii õige, et seal on nagu lisaks sellele, millest me kõik saame aru, et paned eesmärgid, lubad teistele, et seal hakkab nagu midagi veel enamat toimuma, et keegi jagab enda eesmärgi, juba tekib sul mingi mõte, ma tahaks ka midagi taolist võib-olla teha, või et ma saaks seda rakendada enda ettevõtluses või rahaasjades või lihtsalt elus või lihtsalt keegi on nii inspireeriv, et kui me rääkisime motivatsioonist, siis see ka kindlasti aitab motivatsiooni hoida ja uut motivatsiooni leida ja ongi hästi tore, et minul näiteks on nendes rahaasjade väljakutsetes päris mitme osalejaga ka mingid koostööd tekkinud, et lihtsalt, et kes millega tegeleb, et sellepärast ma olen nagu väga põnevil ka, et kes ettevõtjad meile satuvad sinna väljakutsesse, et millega nad tegelevad, et ega ei pea kõik kohe koos tegema midagi hakkama, aga võib tekkida igasuguseid huvitavaid mõtteid ja võib-olla lihtsalt, et teiste kogemusest on alati nii hea õppida, et miks ma hakkasin üldse blogima näiteks rahatarkuse blogist, et oma kogemusest, et teiste kogemused on lihtsalt, eks me ikka peame mingid vead ise ka tegema, aga nii hea on teiste vigadest õppida, aga veel rohkem nagu inspiratsiooni saada. Ja minu arust see väljakutse grupp toimib ka väga hea sellise elava raamatukoguna selles mõttes, et ühtpidi ongi kõikidel on erinevad kogemused. Aga teisalt on ka see, et mõned väljakutsed on teistel juba läbitud ja siis nad saavad nagu sulle toeks olla. Pluss siis on see, et kui sul on sama eesmärk mõne teise osalejaga, näiteks ma ei tea, tahad ehitada enda e-poe, siis te saate mõlemad teha seda taustatööd niimoodi, et te jagate need ülesanded ära ja tegelikult saad sa palju kiiremini selle info kätte
kui see oleks juhtunud siis, kui sa oleksid üksi pidanud kogu selle info läbi töötama, et see on ka nagu hästi tore, kui sa leiad sealt grupist või leiad endale väljaspoolt seda gruppi mingi sellise inimese, kellega sa tunnetad, et okei, ma olen kuskil sarnases kohas ettevõtluse mõttes. Et võib-olla me saame nagu koos ühiselt kuidagi kiiremini enda eesmärkideni jõuda. Ja mul on selle kohta tekkis kohe hea näide, et kõik mikroinvestori rahaasjade väljakutse läbijad ja ka koolituste läbijad saavad ühineda soovi korral mikroinvestori rahaasjade grupiga. Ja vot seal meil tekkis üks teema, oli, et kes tahavad teha endale leikoodi ja IB-konto. Ma ei hakka nagu täpsustama, mis see on, aga lihtsalt nagu ühine teema ja meil tekkis selline väike grupp ja siis me jagasime ära, kes mida uurib. Ja selle asemel, et igaüks peab ise uurima, omaette tegutsema, lisaks veel innustasime üksteist, küsisime, kuidas läheb, kas said tehtud, et see toimis nii hästi, et lihtsalt eraldi tegime niisuguse väikse grupi, et koos teha. Ei olnud väga suur, ma arvan, et mingi 5-6 inimest kindlasti ja see, sest et koos saab lihtsalt kiiremini edasi. Ja, aga enne kui me lõpetame, siis kes te veel siin olete, et äkki kirjutate sellise ühe kõige olulisema mõtte, mis te siit täna saite või on teil veel midagi täpsustavat küsida, et või tahate midagi jagada veel lõpetuseks? Ja, või tahate midagi jagada? Aitäh, Eve! Aitäh, Eve! Soovib kõigile motivatsiooni, kellel napib. Aitäh, Kaja! Just, et peab endasse uskuma ja tegutsema, et ma usun ka väga sellesse, et tasub toimetada, et ega nagu kunagi ei ole elu niimoodi, ei ettevõtlus ega ka investeeringud, et ikka käib üles-alla, aga et lihtsalt toimetame edasi ja kui vaja, siis muudame kurssi ka, et ega siis nii hull ei ole, et kuskile pole kivisse raiutud, et nii peab olema ja oleme selle toeks. Ja mina pooldan ka väga seda tegutsemist, et kas või proovi, aga kuku läbi, aga et mõeldes tegelikult väga edasi kuidagi ei liigu. Et ei tasu enda mõtetesse kinni jääda, et tihtipeale kipub see niimoodi olema, kas või esimeste sammude tegemisel kipume võib-olla liiga palju mõtlema, et see on hästi keeruline, aga tegelikult kui seda juba tegema hakata, siis on kõik palju lihtsam. Ja see on nagu see ka, et kui sa lükkad muudkui midagi edasi, et oi, nii suur ja keeruline ja tüütu ja ma ei taha ja siis korraga teed ära, siis on okei, et ei olnudki nii hull. Ega sa enne ei tea, kui proovi. Ja kui oligi nii hull, aga näe, said tehtud näiteks või siis otsustasid, et ma ikka ei tee, et see ongi nii hull, et veel hullem võib-olla. Aga enne, kui me ei proovi, me ei tea. Ja, et kes siin võib-olla veel mõtlevad, et tahavad alustada ettevõtlusega, aga veel päris täpselt ei tea, kas ja kuidas või millega alustada, et siis ma lihtsalt soovitan kuskilt alustada, et kui tundub mingi hea mõte, et võiks seda proovida või seda ma oskan ja kindla peale nagu saan selle tehtud. Turule sisenemise kulud on üsna väikesed, sul on kindlalt olemas mingi rahaline puhver, et sa saad seda teha, et siis lihtsalt proovi ära, et see kogemus annab sulle palju rohkem tagasisidet kui see teooria, mida sa võib-olla suudad enda peas välja mõelda selle kohta. Ja võib-olla üks asi veel, et just seda tegutsemise olulisust, et nii investeerimisel kui ka kõikides muudes asjades on see, et me võime lõputult jääda mõtlema, teadmisi koguma, aga kõige tähtsam on tegutseda. Ja sa ütlesid, et läbikukkumine on meil nii halb sõna lihtsalt ka, et tihti küsitakse, mis siis suurimad vead on olnud, et siis tegelikult need on ju õppetunnid, et millest me siis õpime. Et kui kogu aeg nii hästi läheb, et meil läheb ikka päris palju siis õppimata. Et Triin ütleb siin, et aja planeerimise olulisus, et jaa, see on minul ka nagu üks ettevõtluse õppetund olnud kindlasti. Aga ma usun, et me oleme nüüd natukene üle aja läinud 3 minutit, et tõmbame otsa kokku, et aitäh, et nii aktiivselt rääkisite siin chatis meiega. Aitäh, kes said tulla.
Ja aitäh ka neile, kes järgi kuulavad, et ega siis meil salvestuse ma panen Mikroinvestori YouTube'i kanalile üles ja ma lisan sinna Facebooki üritusse ka, et kõik saavad vabalt vaadata ja loodetavasti inspiratsiooni ja asuvad tegutsema. Ja kui kellelgi jäi mõni küsimus õhku, mida tahaks kindlasti küsida, et siis võib meile ju kirjutada, seal sündmuse all on meie kodulehe aadressid olemas, et sealt kindlasti leiate meie kontaktid ka. Ja julgelt võib alati küsida. Just. Ja toredat sügise saabumist. Ametlikult ei ole veel sügis. Nõues ikka on päris sügis. Ja toredat õhtut. Ja ilusat õhtut, aitäh teile ja kohtumisteni. Tšau! Tšau!